Tihti me kuuleme meie sõpradelt, perelt ja eriti palju suunamudijatelt, et on vaja elada praeguses hetkes, sest minevik on juba ära läinud ja tulevik pole veel kohale jõudnud. Selline mõtteviis on hästi arusaadav ja samal ajal mõtlemiseks keeruline. Tihti ei mõisteta, mis see hetk üldse on. Kas see on see päris sekund, milles sa tunned end maailma tipus, siis kuidas seda tõesti nautida, sest sekundid mööduvad nii kiiresti, et me ei saa neid üksteisest järeldada. Võib-olla hetk tuleb siis, kui paned pidulikud riided selga ja lähed sõpradega nädalavahetusel klubitama. Aga pidu ikka lõpeb ning kuidas siis elada hetkes, kui seda hetke enam ei ole. Ma arvan, et inimesed ise valivad, mida hetk tähendab isiklikult nende jaoks ja pole oluline, kui kaua see kestab. On oluline aga see, et need hetked jäävad meelde ning tulevikus oma elule tagasi vaadates need peavad tekitama sooja tunnet sees. Kuid need ajad ei saa olla paremad, kuna sellised mõtted minevikust eeldavad, et nüüd elu on halvem ja võib veelgi halvemaks minna. Aga tegelikult need mälestused teenivad meid motivatsioonina saada iseenda paremaks versiooniks ja luua uusi meeldejäävaid hetki.